Neid klippe tuleb täna veel, nagu öeldud, iga konsortsiumi esindaja saab võtta kokku need kõige olulisemad mõtted, mis neil tekkisid. Aga kui teil nüüd on küsimus, mis konsortsiumid üldse, mis süsteem, kui te ei ole siiamaani selle roheoskuste programmi juures väga lähedalt olnud, äkki on siin saalis mõni selline inimene, siis ärge muretsege, te saate nüüd kohe kõigest täpsemalt sotti, sest järgmisena astub siia lavale inimene, kes on haridusministeeriumi esindajana hoidnud kätt pulsil kogu sellel programmil alates sellest ajast peale, kui me Eestis sellega alustasime. Ta räägibki lähemalt, mis on siis kogu meetme eesmärk, kuidas see on sisustatud ja muuhulgas ka milliseid koolitusi selle programmi raames pakutakse. Enna Tärkan haridusministeeriumist, ole hea. Tere kõigile! Mul on hea meel olla selle kogukonna või koguduse liige, nagu Helen siin ütles. Ja samamoodi mul on tõesti hea meel olla siin praegu teie hulgas ja olla ka saanud võimaluse disainida kogu seda meedet. See, et me täna siia oleme kogunenud, on saanud teoks siis tänu taaste- ja vastupidavusrahastu toetusele 15 miljonit Eesti ettevõtete rohepöörde toetamiseks. Tundub väga suur summa, aga püüangi anda ülevaate, et mida kõike me oleme selle raha eest teinud. Et me mitte ainult ei korralda konverentse ja ei vii ellu hanekasvatuse koolitusi, nagu meedias meile on ette heidetud, vaid tegelikult see tegevuste ampluaa on hästi palju laiem. Aga kõige selle eesmärk on ettevõtete toetamine rohepöörde elluviimisel. Aga siiski selleks me ei anna mitte otse raha ettevõtetele, vaid me püüame läheneda kaudselt ja läheneda läbi meie koolitusasutuste eelkõige, et siis nemad saaksid luua võimalused õppimiseks. Ise ennast koolitada ja loomulikult siis koolitada teisi, koolitada ettevõtete töötajaid, aga ka mitte ainult. Et juba seda meedet kavandades ammu aega tagasi oli vajalik määratleda kindlad väärtused, mille nimel tegutsetakse, või sihid, kuhu siis tahetakse jõuda. Ja kui algselt oli kavandatud, et tegeldakse vähemalt 5 valdkonnas roheoskuste arendamisega, siis kui me hakkasime nendele valdkondadele otsa vaatama ja mõtlema, et mis siis need kõige olulisemad on, siis selgus, et 5 eristada on ilmvõimatu. Et iga valdkond arvab, et roheoskused tema valdkonnas on need kõige olulisemad. Ja väga raske südamega siis tegime meie oma valiku, mille tulemusena on käivitatud 9 konsortsiumi, aga tegelikult hariduses käib meil selline tegevuste arvestus õppekavarühmade lõikes, nii et siis kokku on 14 õppekavarühma ja lisaks veel kõige põnevam asi, mul on väga hea meel, et 9. konsortsiumi ja Kristiina videot näidati esimesena, et see on horisontaalne, mis siis katab kõikide nende üleselt neid selliseid oskusi või pädevusi, mida on kõigil meil tarvis teada. Nii meil koolitajatena, poliitikakujundajatena ja loomulikult ka ettevõtetes. Ja teine oluline sihtväärtus on sellest õppest osa saavate täiskasvanute arv, just nimelt täiskasvanute, sest siia me ei loe mitte tasemeõppes õppijaid, vaid loeme neid, kes saavad koolitustel osaleda, ettevõtete inimesi siis, ja 2830 on see algselt seatud väärtus, aga ise julgen arvata, et kui me meetme lõpuks need kõik kokku loeme, et siis vähemalt 6000 inimest võiks küll osa saada. 4 suuremat tegevuste plokki, milles meil tegevused toimuvad, et kõigepealt siis ikka see märksõna konsortsiumid ja ma ikka veel täpselt praegu ära ei räägi, mida see tähendab, aga siis toimub laias laastus õppekavade arendamine, õppematerjalide loomine, tegelikult ka see tegevuste ampluaa on veel hästi palju laiem. Siis teine tegevuste plokk ongi otseselt koolituste pakkumine, et siin esmajoones koolitused ettevõtetele, aga ka koolitused, ütleme siis nii, et pedagoogilistele töötajatele. Ja kõige selle juures on veel oluline ära märkida, et tegevused ei ole seekord suunatud üldharidusele, vaid on fookuses kutseharidus ja kõrgharidus. Erinevatel tasemetel, õigupoolest ka kutsehariduses oleme ka natukene tõmmanud asja koomale, et me räägime 4. ja 5. tasemest ja kõrghariduses siis bakalaureuse ja magistri tasemest, kus toimus nende tegevuste elluviimine. Siis 4. tegevuste plokk
on kutsestandardite ülevaatamine, seda veab eest Kutsekoda ja asja olemus on lihtne, et kui kutsekotta jõuavad kutsestandardid, mille kehtivus hakkab lõppema, siis kaalutakse, et kas ja mis roheoskusi on vajalik lisada ka uutesse kutsestandarditesse ja seda siis ka jõudumööda ja järgemööda tehakse. Ja loomulikult, kes see ikkagi saba kergitab, kui mitte ise, kõigest sellest me ka räägime, viime ellu erinevaid kommunikatsiooni- ja teavitustegevusi ja hea meel on siis öelda, et kõige selle raames me siin praegu olemegi. Et meetme eest vastutab Haridus- ja Teadusministeerium, aga palju ülesandeid oleme andnud Haridus- ja Noorteametile, kes siis on meie heaks partneriks kõige selle juures. Aga nüüd siis konsortsiumide hingeelust, et mis tähenduses on praegu siin konsortsiumid. Moodustatud on 9 erinevat konsortsiumi ja juba algusest peale oli selge, et sellist õppekava arendust ja uute õppekavade loomist ja koolituste pakkumist ei tohiks teha iga kool eraldi. Ja võtsime kindlaks põhimõtteks, et innustame koostööle. Võib-olla isegi mitte endale teadvustamata, et koostöö on üks olulisi roheoskusi. Et nagu algselt ebateadlikult, nüüd üha enam teadlikumalt, me tõesti sunnime konsortsiume koos tegutsema ja kui siin on toodud ära konsortsiumite juhtivad organisatsioonid, siis tegelikult kaasatud osapoolte ring on palju laiem, et igasse konsortsiumisse kuuluvad lisaks kõrgkoolidele ka kutseõppeasutused ja kuuluvad kutse- ja erialaliidud. Et liitude rolli siis me näemegi selles, et nemad esindavad oma ettevõtete häält ja et olla paremini kursis sellega, mida tööturul on tarvis, mis on seal aktuaalne ja suurendada sellist omavahelist sidusust. Et iseenesest koostöös ei ole ju midagi imelikku. Haridussektoris seda tehakse kogu aeg, aga võib-olla sellisem väljakutsuvam selle kõige juures oli siis just kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste omavaheline koostöö. Ja kui ma julgen ka öelda, et meie kutseõppeasutused on väga palju harjunud koostööd tegema ettevõtetega, eriti just kutse- ja erialaliitudega, kes ettevõtteid esindavad, siis võib-olla kõrgkoolidele on see pisut vähem tavaks. Ja kõik need 3 osapoolt veel omavahel koos tegutsema panna ja seda ka sellistes eriilmelistes konsortsiumides, et meil ei ole midagi, meie ütleme, et tehtagu, aga konsortsiumi juhid on teinud ülimalt tänuväärset tööd, et kõik siis kogum kokku siduda ja samamoodi ka kõik konsortsiumides osalejad, kõik panustajad, et suur aitäh. Omapärased konsortsiumid või selles mõttes, et siin on suuremaid, just pidades silmas kaasatud organisatsioonide arvu, on väiksemaid ja kui nüüd siia vaadata, siis võib-olla esile tahaksin tõsta juba nimetatud 9. konsortsiumi, kuhu on kaasatud tõesti väga lai osapoolte ring erinevatest valdkondadest, sest õppetööd õppekavarühmades keskkonnateadused või prügi- ja heitvete käitlemine tegelikult toimub meil Eestis vähe, aga see horisontaalne element on ju kõigis õppekavades sees. Nii et siin iseenesest osalejate ring võiks olla piiramatu, aga ometigi Tartu Ülikool võttis selle endale vedada ja olen kindel, et kaasas sinna ka kõige olulisemad koostööpartnerid. Siis 8. konsortsium on hästi põnev kooslus. Seda selle poolest, et kui algul oma vaimusilmas nägin, et see ühine märksõna on tööstus, töötlev tööstus, tunduks nagu asi on hästi lihtne, võiksid tegeleda peamiselt ringmajanduse edendamisega, siis varsti sai selgeks, et asi ei ole üldse mitte lihtne. Ja siin on 3 erinevat suunda, jälle meie käsitluses 3 õppekavarühma, ehk siis keemiatehnoloogia, siis materjalitöötlus, kuhu alla kuulub näiteks puidutöötlemine, aga mitte ainult, ja 3. veel tekstiil, rõivad ja jalatsid. Ja tegelikult on toimunud siin vist töösektsioonides, igaüks on ikkagi ajanud sellist oma rida ja siis Tallinna Tehnikaülikoolil ja Tiia Plamuse eestvedamisel on tehtud ära suur töö, et seda kõike omavahel ühtlustada. Ehitus, jälle sellepärast eriline konsortsium, et siin on väga palju koole, kes ehituse eriala õpetavad, eriti kutsekoolide hulgas. Et ja jälle tundub, et võib-olla ehitus on selline üks ja kompaktne asi, aga ei ole ta teps mitte.
ja võib-olla veel, põllundus, loomakasvatus, aiandus, kalandus, mõnes mõttes asi lihtsam, et on küll koos 3 erinevat õppekavarühma, aga võib-olla see põhiideestik, mille kallal töötatakse, on ikkagi sarnane ja ka see osapoolte arv ei ole nii suur ja nende suureks eeliseks, ma julgen öelda, oli see, et nad on harjunud omavahel koostööd tegema, et seal ei ole mingit probleemi kutseõppeasutustel ja kõrgkoolidel ja liitudel koos töötada. Nii, siinkohal vist jätan pooleli, et ei taha iga konsortsiumi hingeelu ära rääkida, et nagu te siit ka näete, et Tallinna Tehnikaülikool on olnud nende tegevuste juures kõige suuremaks partneriks ja on võtnud siis vedada lausa 5 erinevat konsortsiumi. Eesti Maaülikoolil on 2 ja Tallinna Tehnikakõrgkoolil on siis see, mis puudutab kõikvõimalike mootorsõidukite remonti ja hooldust ja Tartu Ülikoolil siis kõik see põnevam tegevus. Ja nagu juba öeldud, et siis need valdkonnad leiti analüüsi tulemusena, loomulikult heidetakse meile ette, et miks näiteks majutust ja toitlustamist siin ei ole, et kokkadele on ju ka vajalikud roheoskused. Ega see ei tähenda siis, et nemad sellest osa ei saa, kindlasti läbi horisontaalse, aga mitte ainult. Kui tulevad õpetajate koolitused, siis tegeldakse ka nende teemadega ja laiale avalikkusele pakutavate koolituste puhul me mingeid õppekavarühmi ei välista. Konsortsiumid tegutsevad 2 etapis. Esimene etapp on, saan öelda, edukalt lõppenud, ehk siis esimeses etapis kõigepealt oli selline adraseadmise aeg, koguneti, harjutati omavahel koostööd ja leiti ka väga erinevad mudelid, kuidas defineerida see, mis asi on roheoskus selles konkreetses valdkonnas, kas siis ehituses või energeetikas. Ja tõesti me nägime erinevaid lähenemisi, kuidas seda tehti ja kõigepealt siis oligi vajalik defineerida selle valdkonna kindel roheoskus. Seejärel vaadati üle olemasolevad õppekavad, eelkõige tasemeõppekavad, jõudumööda ka koolituste õppekavad, et kas ja mis määral need roheoskused on õppekavades juba kajastatud, seda nii kõrghariduse kui kutsehariduse tasemel, ja siis töötati välja uued ained ja uued moodulid, siis kutseõppes moodulid, kõrghariduses uued õppeained, ja kindlasti need järeltegevused siin veel käivad, et nii kutsekoolides kui kõrgkoolides ühe õppekava muutmine ei ole teps mitte kõige lihtsam asi, et ma olen kindel, et neid õppekava arendus selles mõttes veel jätkub, ained on küll olemas, aga jõudumööda siis need ka kajastuvad õppetöös. Ja selleks konsortsiumid esitasid oma tegevuskavad ja viisid kõik need edukalt ellu eelmise aasta lõpu seisuga. Ja praegu on alanud teine etapp, kus siis töötatakse välja ka õppematerjalid ja mitte ainult, lisaks õppematerjalidele veel erinevad metoodilised juhised, kuidas neid õppematerjale rakendada. Ja siin enamik konsortsiumi on alustanud, hea meel on selle üle, et kõik konsortsiumid oma tegevust jätkavad, et võib-olla see osapoolte ring pisut küll muutub, aga see on ka täiesti loomulik, et praegu õppematerjalidesse panustavad siis eelkõige koolid ise, ja jälle on siis konsortsiumi juhtide ja ka teiste asjaliste vastutus, et sealjuures see koostööelement ära ei kaoks. Mõned arvnäitajad ka, et tegelikult need numbrid juba käisid siit ka varasemast läbi, et 9 konsortsiumi omavahel koostöö on üldiseks põhimõtteks, siis kõige rohkem partnereid või kõige rohkem kaasatud osapooli oli ehituse konsortsiumil ja iseenesest kindlasti see loetelu ei oleks lõplik, et seal on ju organisatsioone palju ja erinevaid, aga seekord oli 21, kui pidada silmas esimest etappi, ja kõige pisem metsanduse konsortsium 8. Et siis, seal ongi üks kõrgkool, üks kutseõppeasutus ja siis kutse-erialaliidud. Ja kui teha kokkuvõtte, siis nagu juba rääkisime, 8 kõrgkooli, 19 kutseõppeasutust ja vähemalt 34 kutse- ja erialaliitu. Mis ikkagi on roheoskused? Et tegelikult seda kõike me siin juba ka kuulsime, rääkis Helen sellest, rääkis Yoko ka selles võtmes, et miks seda üldse on tarvis arendada, miks me peame teadvustama, et on roheoskused ja peame teadma, et kuidas ja miks neid peab arendama. Ja kõik see konsortsiumide töö tulemus ka on koondatud ühte kohta,
siin kutsun siis üles tutvuma alamlehega roheoskus.ee, tegelikult sealt juhib siis Harno lehele, kus on kõigi konsortsiumide poolt sõnastatud roheoskused. Ja mitte ainult. Et ka see kuidas küsimus, et kui mina siin räägin, kuidas me oleme koostööd korraldanud ja kuidas konsortsiumid on toimetanud, siis sellelt lehelt te leiate ka vastuse küsimusele, et kuidas mina saan oma roheoskuseid arendada või kuidas ettevõtete personaliinimesed või ettevõtete juhid, mis võimalused roheoskuste arendamiseks on. Et uurige sealt, ma praegu meelega ei toonud siia ühegi valdkonna roheoskusi välja mustvalgelt. Ja ka see, tõesti meil korraks siin juba oli juttu või vist Kristiina selles videoettekandes oli, et see roheoskuse sõna, et tegelikult me ei räägi ainult oskusest, mis on käeline, vaid me räägime pädevusest, aga see roheoskus oli suupärasem. Eks me sellegi üle vaidlesime, et kuidas seda õigem oleks kokkuvõttes nimetada, aga praegu oleme siia kogunenud, et rääkida roheoskusest, aga tegelikult see on kogum nii teadmistest, oskustest kui hoiakutest. Aga nüüd koolitustest, et kui mõelda kas siis iseenda vaates või ettevõtte vaates, et missuguseid või mida ma peaksin õppima. Et jah, üks võimalus on siis vaadatagi sealt nimekirjast, lähtuvalt oma valdkonnast, et mis on see olulisem, siis hinnata kas ise oma oskuseid või hinnata oma ettevõtte töötajate oskuseid ja valida välja sobiv koolitus. Ja sõltuvalt siis sellest, mida on tarvis arendada, kas rohkem teoreetilisi teadmisi või praktilisi oskusi, hoiakud ja väärtused kujunevad nii läbivalt. Ja seejärel siis leida sobiv koolitus. Et siinkohal ma lähen kohe, näitan kohta, et kust saab infot koolituste kohta. Üks võimalus on juba eelnevalt nimetatud roheoskus.ee leht, kus on võimalik ka valdkondade lõikes saada koolitusinfot. Aga teiselt poolt on mul nüüd hea võimalus ka tutvustada Haridus- ja Teadusministeeriumi haridusportaali, haridusportaal.edu.ee, kus samuti on info kõigi koolituste kohta, mida pakutakse. Ja pakkujateks on ikka meie kutseõppeasutused ja kõrgkoolid, et hetkeseisuga me ei ole veel eraturu pakkujaid siia kaasanud. Ja juba eelmisel aastal said inimesed osa 69 koolitusest ja kokku osales üle 1300 õppija. Ja praeguseks on siis täitmisel uus tellimus, et meie jaoks on see riiklik täienduskoolitustellimus, see lihtsalt viitab sellele protsessile, kuidas me koolitusi meie õppeasutustelt tellime. Inimeste vaates sageli nimetatakse tasuta koolitusteks, mitte, et mulle see sõna tasuta koolitused väga meeldiks, aga see on niimoodi käibele läinud, sest tegelikult need ei ole tasuta. Konkreetselt roheoskuste arendamise koolitused on ikkagi kõik rahastatud taaste- ja vastupidavusrahastu vahenditest, et lihtsalt inimene saab osaleda tasuta. Aga jah, kuni järgmise aasta suveni on pakkumisel vähemalt 150 erinevat koolitust. Need ei ole väga pikad. Et algul, kui me meedet kavandasime, jälle arvasime, et me hakkame pakkuma mikrokvalifikatsiooni õpet, väga põhjalikku väljaõpet, 2 takistust ilmnes. Kõigepealt ei saanud täiskasvanute koolituse seadus vastu võetud, ehk siis mikrokvalifikatsioonid olid veel pikka aega üldse seadustamata, praeguseks on mikrot tulnud, et jääda. Uurige infot ka selle kohta ja kindlasti mõned mikrokvalifikatsioonid me ikkagi selle tulevase õppeaasta jooksul saame ka huvilistele pakkuda ja tasuta pakkuda. Ja teiselt poolt ka see, et läbi koolide jõudis meieni ettevõtete hinnang, et ei saa tulla pikkadele koolitustele. Et see ikkagi väga segab tööprotsessi korraldamist, nii et keskmine maht circa 50-54 tundi. Ja loodame, et siis selle perioodi jooksul, 1,5 aasta jooksul saab osaleda üle 3000 täiskasvanu. Et jälle tagasi selle slaidi juurde, et selline väga väike stiilinäide, missuguseid koolitusi pakutakse, et tegelikkuses on neid hästi palju rohkem, et siin lihtsalt tahtsingi näidata seda variatiivsust. Ja lisaks kõigele on mul hea meel ka tutvustada töötukassa toetust, et see on nüüd eelkõige sõnum ettevõtetele,
aga siiski ka kõigile teistele siin olijatele, et alates 1. juunist rakendub Töötukassa toetus ettevõtetele puhtalt ja ettevõtted saavad teha valiku just eelnimetatud kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide pakutavate koolituste hulgast. Saab esitada taotluse, et vot minu ettevõtte töötajad on vajalik saata sellele koolitusele või mina tahan tellida seda koolitust oma ettevõttesse, pidada eelläbirääkimised koolituse pakkujaga ja kindlasti siis anda sellest Töötukassale teada, et see avaldus peab olema enne esitatud, kui koolitus peale hakkab. Ja ühe töötaja kohta siis on kindel rahasumma, kõik ei hüvitata, hüvitatakse 80%, aga julgen arvata, et see võiks ettevõtetele vägagi abiks olla ja ühe koolituse kogukestus peab olema vähemalt 50 akadeemilist tundi. Et aga see, kuidas siis ta täpselt ellu viiakse, et see juba toimub koolituse tellija ja pakkuja kokkuleppel. Lühidalt kõik, või ka võib-olla mitte nii lühidalt, aga püüdsin anda ülevaate nii konsortsiumide hingeelust kui ka koolituste toimumisest. Aitäh! Suur aitäh, on ka üks küsimus Liidos, kuidas jõuda arusaamani või tagada see arusaam, et ettevõtete esindajad, kes on koolitused läbinud, jagaksid seda teadmist edasi ka oma ettevõtete sees? Oi, kui hea küsimus. Et jah, selline multiplikaatorefekt tekiks, et see ei puuduta ainult ettevõtteid, see puudutab ka kõiki meid, kes me kuskilt saame mingi uue teadmise. Ma usun, tänagi noppisime siit kaasa, et ei olegi midagi muud kui lihtsalt innustada, et rääkige sellest. Ja roheoskus on ju selline, et võib-olla see sõna rohe seal tekitab natuke see punase tulukese, et no ei ole, inimestel on vastuseis selle rohe vastu, siis minu kindel seisukoht on, et igasugune oskuste arendamine on äärmiselt kasulik. Et jagage kõik oma infot, kutsuge ka teisi üles jagama ja seadke sisse ka võib-olla süsteemid oma ettevõtetes, oma koolides kogemuste vahetamiseks. Suur aitäh! Aitäh!